Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud palmipuude püha ja vaikset nädalat. Elame nagu Ameerika mägedel. Võimurong kihutab üles alla vasakult paremale ja vastupidi. Kõik me igatseme tõelist valitsejat, kes meile kingiks rahu ja õitsengu. Sama ootasid ja igatsesid ka Jeesuse jüngrid koos oma rahvuskaaslastega. Selle igatsuse tipphetke kirjeldavad meile palmipuude püha sündmused. Jeesus tuleb oodatud ja igatsetud valitsejana Jeruusalemma. Kuulakem, kuidas sellest sündmusest räägib meile evangelist Luukas 19. peatükis 28. kuni 40. salmini. Ja kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta edasi Jeruusalemma poole ja see sündis, kui ta jõudis Betfaage ja Betania lähedale mäe juurde, mida hüütakse Õlimäeks, et ta läkitas 2 jüngritest öeldes: minge vastaskülla, kuhu jõudes te leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi peaks teilt küsima, miks te ta lahti päästate, siis öelge: issand vajab teda. Läkitatud aga läksid ja leidsid kõik just nagu Jeesus neile oli öelnud. Aga kui nad sälu lahti päästud, ütlesid selle omanikud neile: miks te sälu lahti päästate? Nemad ütlesid: issand vajab teda. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad sälu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma. Aga kui ta hakkas liikuma, laotasid nad oma rõivad tee peale. Aga kui Jeesus juba sinna lähedale sai, kus minnakse Õlimäelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades valju häälega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad olid näinud. Õnnistatud olgu, kes tuleb kuningas issanda nimel, rahu taevas ja kirkus kõrgustes. Ja mõned variserid rahva hulgast ütlesid Jeesusele: õpetaja, hoiata oma jüngreid. Ta vastas: ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Jeesuse tulek Jeruusalemma ei ole midagi juhuslikku. Tema ja ta jüngrid valmistavad seda ette. Oli ju prohvet Sakarias kord rahvale öelnud: vaata, sulle tuleb sinu kuningas õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Ja nii see sünnibki. Ta ei tule mitte hobusel või sõjavankril, vaid eesli seljas. Ta ei ilmu vaimustunud rahvale võimuka valitsejana, vaid rahu kuningana. Sest tema kuningriik ei ole rajatud vägivallale ja ähvardustele, vaid armastusele ja teenimisele. Kuid rahvahulkade ootused messia suhtes on nii suured, et nad ei märkagi seda erinevust. Neid täidab üksnes suur rõõm: õnnistatud olgu, kes tuleb kuningas issanda nimel, rahu taevas ja kirkus kõrgustes, hüüavad nad. Jah, muidugi ta toob ju rahu ja õiguse. Nende vaimustus on ehtne ja ka põhjendatud, kuid vastavalt nende nägemusele, nii nagu see rahvas seda mõistis, nad seda ka hüüdsid. Ja kui need nägemused ei kattunud tegelikkusega, siis paljudki neist hüüdsid mõned päevad hiljem: lööda risti, lööda risti. Pangu see meidki täna mõtlema, kas meie usk Jeesusesse sõltub üksnes meie endi tunnetest ja unistustest või on see rajatud Jumala ennast ohverdavale armastusele.
Kuid mida siis nende unistuste vaimustustega teha? Variserid tajuvad, et olukord võib kontrolli alt väljuda. Tuleb järjekordne poliitiline ülestõus ja koos sellega ka rahvuslik katastroof. Nad ütlevad, õpetaja, hoiata oma jüngrid. Aga Jeesus vastab, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. Teiste sõnadega, tund on tulnud, et hüütaks ja tunnistataks seda, mida hüüda tuleb. Kes sunnib siireid ülistajaid vaikima, jätab viimse hääle kividele. Kividel ei kasva aga leiba, armastust ja tulevikku. Ja see sõnum Jeesusest kui päästjast ja õnnistegijast ei sõltu ju rahva valedest kujutlustest, ka mitte meie võib-olla moonutatud kujutlustest. Nende ootuste ja kujutluste all peitus ja peitub ka täna rahva ja jüngrite sügavam ootus. Ootus, mis oli läbi aastatuhandete prohvetite sõnumina imbunud rahvuslikku mällu. Prohvetlikult kuulutatud ei saa aga miski vaigistada. See tuleb ja täitub omal ajal ja pöördumatult. Sellepärast Jeesus õpetas meid palvetama, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevast, nõnda ka maa peal. See riik, mis pidi nädala lõpuks avalikuks saama, aga rajanes ennast ohverdaval armastusel, andestusel ja jumalikul rahul. Sellepärast ütleme me 2000 aastat hiljem palmipuude pühal ikka veel. Õnnistatud olgu, kes tuleb kuningas issanda nimel. Rahu taevas ja kirgus kõrgustes. Palvetagem. Issand, andesta meile meie inimlikkus, meie unistused maisusest. Anna meile jõudu käia koos sinuga vaikse nädala teel, et tunnistada sinu ülestõusmise kirkuses, sinu kuningriigi suurust ja au. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.